1 ja 2 ja 3 ja 4, hea on öelda tere teile, kallid kuulajad. Mina olen saatejuht Kaider Kahar, mul on külas Robert Linna ja see on Mehed hakkame elama podcast. Robi, sa tähistasid hiljuti oma 41. sünnipäeva. Kas sa oled saavutanud selle, mida sa oled tahtnud, kui sa mõtled ajas tagasi? Esiteks tere minu poolt ka. Kui me mõtleme lihtsalt, et ühe eesmärgina ikkagi võrdlemisi kaua elus püsida, siis ma olen saavutanud selle, et olen juba 41 aastat vastu pidanud ja üldiselt, kui sa mõtled nagu nüüd mingeid konkreetsemaid eesmärke, siis ma ütleks, et rohkem on neid juhuslikke asju sündinud kui mingi, selles mõttes küll, et mul on pere ja mul on oma kodu ja autojuhi load ja koer ja nüüd ka kass ja lapsed on ju, et siis see on juba päris palju nagu. Kuule, see on ju oma maja, oma kass, oma koer, oma lapsed, oma naine, auto. Kuule, see on ju täismäng. See on ju peaaegu nagu see mis on see majanduslik sõltumatus või majandusvabadus? Vabadus. Ütleme minu maja ja minu auto on võib-olla nagu suhteline mõiste, et need siiski kuuluvad pangale mõlemad. Tahad sa rääkida sellest? Ma ei teagi, see on siuke igav teema, ma arvan, et eks me vist kõik kuidagi, kes me siin praegu kuulame ja räägime, oleme otsapidi ühe või teisel moel sellega nagu seotud. Ärme raiska seda aega siis. Aga annab seda vabadust ikkagi, seda vabaduse tunnet ja mingisugune selline nagu asi, et okei, sellega on nüüd tehtud, selge on ju, kuigi ma maksan liisingut ja see on põhimõtteliselt nagu üür ikka on ju, aga võt see üüri nagu rattast välja tulemine, terve sellele eelnenud aeg minu nii-öelda iseseisvas elus ma olen olnud üürikorterites on ju ja eks nende maksmistega on olnud algusaegadel ikka kõvasti probleeme on ju, lihtsalt kuna raha ei olnud, et siis ja oled kuidagi nagu väga sõltuvuses nagu selline tunne on. Et nüüd seda tunnet nagu eriti ei ole, et see on mõnus tegelikult. Sellest rääkides, et kuidas sinu suhe on selle aja jooksul muutunud, et sa oled abielus olnud kui pikalt? Nüüd 4 aastat. 4 aastat, see ei ole, aga kooselu on teil olnud ju pikem. 10 aastat, see on ka parasjagu veerandi oma elust oled sa olnud abielus. Ma polegi mõelnud selle peale niimoodi. 25%. Et ütle, kas sa usud seda hüpoteesi, et sa pead olema mingi sarnase kuidagi taustaga suhtes, et sul oleks nagu niisugune tasakaal paigas. Et kas sa seda tasakaalupunkti peale mõtled oma suhtes? Ja sellest me ka tihti räägime, sest et see kipub ka nagu ära minema meelest on ju, sest et mõnes mõttes mu töö või ütleme siis elukutse on nagu selline, mis nõuab sükest edevust ja sellist nagu kas nüüd enesekultust, aga ütleme sükest enesele keskendumist on ju, sest et mina ise olengi see teenus ja toode, mida ma pakun on ju. Et siis ma pean olema hästi ettevaatlik, et ma ei väärtustaks nagu ennast võib-olla liiga palju võrreldes oma nagu abikaasaga näiteks, et vahel on see võib-olla kerge tulema, näiteks kui ma ei tea, ma olen väsinud on ju, või ma olen unine, et siis ma ei mõtle selle peale, et tegelikult ma panen enda kohustused nagu temale kaela on ju. Et see on nagu see asi küll, kus ma üsna tihti pean endale nagu meelde koputama endale nagu uksele, et kuule, elad üle nagu, võtta kokku ennast nüüd ja nagu ära nüüd see on ikkagi tiimitöö on ju, et proovi ikka natuke ka pingutada. Kuidas on selle koduste kohustustega, et ma kujutan ette, et rock'n'rolliga kaasneb see, et sa vahel ei jõua kell 9 koju on ju. Ja. Et aga nõud on vaja pesta, tuba on vaja koristada, lapsed on vaja toita, hommikul on vaja olla koeraga väljas, et kas see tekitab ka sellist koduseid arusaamatusi ehk tülisid? Ja ei, tülisid on küll ja tülid on kasulikud, sest et need tuleb läbi teha, et jõuda
noh, lihtsalt ühisele arusaamale või niisama nagu või kaardistada nagu hetke nagu olukorda on ju, kus me nagu oleme. Ja ütleme jah, mis puudutab koduseid töid, siis ma olen jah, ütleme siin viimase 10 aasta jooksul jah, ennast kõvasti koolitanud nagu sellele mõtteviisile nagu orienteeruma, et mulle noh, et ma leiaks sellest nagu mingit naudingut on ju, et kui ma kunagi ei viitsinud nagu mitte midagi teha on ju, et siis nüüd ma isegi täitsa hea meelega olen nagu avastanud mingisugused asjad nagu ma ei tea, koristamise juures, nõudepesumasin on meil nüüd, aga enam ka nõude pesemine ja pesu pesemine ja muud sellised mingid asjade parandamised on ju ja need värgid, et ma olen õppinud nendest sellistes kordadest võtma selle tähtsa nagu tegelase rolli või sellise, et see on minu vastutus on ju, et vot see asi tuleb mul ära teha on ju. Ja noh, nagu mul isa on kunagi laulnud, et lauldes maksan võlgu, siis noh, kui ma lähen kuskile esinema on ju, tavaliselt see keskkond on selline, kus inimesed ikkagi nagu panevad täiega pidu ja nagu puhkavad ja lõbutsevad on ju, mina teen tööd on ju, aga see keskkond on ikka see on ju. Et siis me oleme selle peale nagu palju tülitsenud omavahel naisega, aga oleme ka palju arutanud seda on ju ja nagu läbi rääkinud, et minu jaoks on ikkagi töö, et ma ei käi nagu pidu panemas on ju. Aga ma pean endale ka aru andma, et see oleks ikkagi töö on ju, et see ei libiseks kuskil käest ära ja alati, kui ma siis jõuan koju, vahet ei ole, kui see on mingi, ma ei tea, kell 5 hommikul on ju. Ja ma tean, et noh, lihtsalt nii on, et lapsed peavad kooli saama ja lasteaeda või on mul mingi kohustuse asi on ju, et siis no samamoodi jõuan tagasi sinna, kus me alustasime on ju jutuga, et ma nagu võtan selle vastutuse, et okei, jah, ma teen need asjad ära ja siis puhkan nagu. Et ma ei tea, kas see on nagu selline täiskasvanuks saamise tunnus või et ma ei jätaks nagu viimasele hetkele väga nagu, aga noh, neid prioriteete on eriti raske seada, sest et noh, mul ei ole ainult üks pere nii-öelda, vaid on ka tahad sa rääkida sellest? Bändi. Okei. Ma mõtlesin, et sul on mingisugune salajane varielu. Ei, mul sellist asja ei ole. Ma olen tegelikult väga lojaalselt ja truult meelestatud ja see 10 aastat tagasi ka see nagu klõps, mis ära käis, kui me naisega kokku saime, oli selline väga konkreetne nagu siuke nagu siht mulle, et okei, ma lähen nüüd sellele teekonnale ja ma ei kavatsegi kuskile kõrvale astuda, sest et noh, selleks hetkeks oli nagu pidutsetud ja ma ei tea, käidud ula peal küll ja küll. No väga paljud rock'n'roll staarid olid 30. eluaastaks juba oma ukse kinni pannud. Palju õnne. Aga räägi sellest, et su lapsed on, ma ei peast täpselt... 8 ja 5. 8 ja 5 on väga hea aeg, kus koha peal neil on väga palju küsimusi ja jõuad sa kõigele vastata, aga kuidas sa oma abikaasaga hoiad üleval romantikaleeki, millised on need nõuanded? Meie kuulajate hulgas on kindlasti palju mehi, ma olen kindel ka naisi, kes otsivad neid vihjeid ja nõuandeid ja teiste kogemusi. Et kuidas siis leida üksteise jaoks aega? No, anna nõu. Päris tihti tulevad need jutud välja siis, kui noh, ma saan aru, et on mingisugune rahutu vibe on üleval kodus ja ma ise võib-olla ei mõtle selle peale, on ju, sest et noh, taaskord ma oma nagu töö mõttes saan nagu käia hästi palju kodust ära ja erinevates kohtades, et selle asemel, et mu naine käib nagu päevast päeva ühes samas kohas tööl on ju ja see on samad inimesed ja täpselt sama asi, sama tegevus põhimõtteliselt. Et siis noh, näiteks noh, ma tihtipeale võib-olla ei pane tähele, kui mu naine näiteks ütleb mulle, et tahaks tantsida. Niisama nagu üldiselt on ju, siis ma olen nagu okei. Ma ise mõtlen selle peale, et noh, et okei, meil oli just mingi terve nädalavahetus Lexouli esinemisi, kus midagi muud ei teegi, kui ainult tantsin on ju. Et aga siis on see, et okei, et need väiksed sõnumid tuleb nagu üles noppida ja noh, see ongi see, et kui hästi sa tunned oma kaasata on ju, et mis on sellised nagu lihtsalt sellised lausekesed on ju, aga mis on noh, tegelikult iga asi, mida ta ütleb on ju, või millest ta unistab on ju, tegelikult noh,
seal peitub ju igatsus taga on ju, et ja tihti lõpuks on ka tihti jõudnud ka samamoodi mingite vaidlusteni ja niimoodi, et kuule, et nagu, et sa ei kutsu mind üldse välja näiteks on ju, siis ma just mõtlesin sind kutsuda tegelikult ja et mul ongi siin üks mingi nädalavahetus vaba on ju, et aga mis puudutab nagu lahendusi, siis ma olen ikkagi teinud niimoodi, et ma võtan selle hetke ette ja ma vaatan korraks oma kalendrisse on ju, ja siis näiteks panen mingisuguse nädalavahetuse kinni lihtsalt. Ja siis vaatame, mis saab, on ju, või ja nüüd viimastel aastatel ka, et lapsed on siukses vanuses, et nad ei vaja nii palju nagu igapäevast tähelepanu või iga öist, et siis nad võivad vabalt kuskil sõprade või vanemate juures, meie vanemate juures on ju ööbida, et siis oleme tundnud ka rõõmu palju uuesti nagu inimeste sünnipäevadel käimisest ja sõprade sünnipäevadel või ka on ka pulmi sattunud ette, on ju, selle asemel, et kui lapsed olid väga väikesed, on ju, siis kuidagi kõik nagu alguses kutsusid, on ju, kogu aeg, et kuule, tuled ikka ka, ja siis mingi ma pigem ei tule, on ju, siis hakkas neid kutseid nagu vähemaks jääma ja nüüd sa pead nagu ise küsima inimestelt, et kuule, teed midagi oma sünnipäeval või? Ja siis te olete back in business. ja, natukene võib-olla jah. Aga ei meil ja teine asi, mis on ka lahe asi, mis meie puhul toimib, on see, et me võtame umbes 2 korda aastas sükse 10 päeva lihtsalt kahekesi, et kas me lähme kuskile reisile või ma ei tea, lähme matkama näiteks on ju, et lihtsalt teeme midagi koos, et kui ei õnnestu neid sellist stabiilset nagu regulaarset graafikut nagu teha, et siis võta need nagu pikemad siuksed sutsakad, kui õnnestub on ju töö kõrvalt niimoodi sättida. Et olla kahekesi ja nüüd me olime ka augustis olime Itaalias. Ma just tahtsingi küsida, mis te tegite, mis seal oli huvitavat? Mis seal ikka on? Ilusad vaated, soe meri on ju ja väga hea toit ja vein ja... Ma mõtlesin, et sa hakkad seksist rääkima nüüd kohe. ja, et kui muidu ei saa, on ju, et siis... Itaalias. Ei, meil päris niimoodi ei ole, et meil on see... säde on nagu põleb selles mõttes normaalselt ja mis ma oskan öelda, meil tuleb see nagu hästi välja ka ja me oleme sellest rääkinud omavahel on ju, et mitte, et see oleks nagu ainuke asi, mis meid koos hoiab, on ju, aga see on suur osa sellest küll tegelikult, sest et see ikkagi nagu lased teise inimese oma nagu kõige privaatsemasse tsooni ja olekusse on ju, et kui seda saab nagu jagada omavahel on ju, et siis see on nagu väga tähtis, et see annab jälle nagu mingi uue laengu on ju ja sellise energia, aitab nagu vabastada energiat nagu loogiliselt võttes on ju see värk on, aga reisi mõttes kui me nüüd käisime, et siis oli tõesti, oli nii rõõmu, oli ka nuttu ja pisaraid, et me saime nagu hästi palju rääkida ja see on hästi tähtis. Kas teil on uus reis ka juba kavas? On sul kalendris olemas? On küll jah, et ma vaatasin nüüd, mis mul järgmine aasta toimub nagu töö mõttes, siis ma vaatasin, et mul naine oli pannud sinna jaanuari lõppu kuskile oli pannud London baby. Mingisugused 4 või ma ei tea, nädal aega umbes, et see kõlab ju väga hästi. Jaa, see on väga äge ja taaskord, see ongi see tasakaalu tajumine ka, et kui enamasti mul ikkagi naine nagu on see initsiaator on ju, et lähme teeme, ma juba leidsin mingid hotellid ja korraldab selle asja ära on ju, et siis ma tunnen natuke, et ma olen nagu kõrvalistmel on ju, et ja see ka kandub üle nagu igapäeva võib-olla sellisesse suhtumisse ka, et okei, et nagu kurat, ta võttis jälle selle asja ette, et tegelikult oleks pidanud mina võib-olla seda tegema on ju, et siis ma nagu üritan seda kompenseerida igast muude asjade koha pealt ja leida nagu veel mingisuguseid, ma ei tea, see suvi ka näiteks oli väga lahe, et me saime alati küsindalt, et tahtsid kaasa tulla näiteks minuga, kui mul on mingi esinemine on ju, olimata sellest, et ma olen laval, aga lihtsalt saab nagu mingi teise keskkonda minna on ju, et siis me oleme käinud ka koos praegu nüüd viimasel ajal. Ma arvan, et ma olen isegi sinu naisega koos käinud sinu kontsert. Väga võimalik. Aga mitte niimoodi, et me sinna koos planeerisime minna, aga lihtsalt sattusime, oli väga tore. Ja, just, et see on tähtis, et see
naisele ka on ju, et meil ütleme jah, tihtipeale need tülid on ju, kui mingi tüli läheb käima on ju, siis kõik me kumbki hakkame siis lajatama igasuguseid mingi kaarte lauale, et mina ikka tegin nii ja ma tegin naa on ju, ja siis lõpuks jõuab ikkagi selleni, kui valus on lapse sünnitamine on ju, mille puhul mina ei saa mitte midagi kaasa rääkida, siis ma olen nagu nojah. Siin mängite out ja, aga nii kuidas, tülitsemine on fine, sellest asjadest rääkimine on fine ja aga kuidas siis see pakkida kokku nii, et on see, see lõpetuse osa või et meil on see ühine osa, kõik on tore, liigume edasi, ma ei tea, tegeleme järeldustega. Kuidas sinna jõuda? See on käiguvahetus. Ja see on asi ka, mida ma olen eriti just viimastel aastatel palju praktiseerinud, et ikka on, kui tekib mingi stress on ju, ja tavaliselt vaidlused ka on ju eskaleeruvad, kui me mõlemad oleme väsinud on ju, ja lapsed mingi käivad pinda ja mis iganes on ju, mingid töökohustused ja koormused on peal on ju, et siis me kipume võib-olla nagu välja elama lihtsalt on ju, et see ei pruugi olla isegi nagu otseselt nagu suunatud mingisugune tüli on ju, et siis tegelikult me oleme nagu samas olukorras, lihtsalt pillume nooli laiali igale poole on ju, kuna me oleme koos, siis mõlemad saavad pihta on ju. Et siis seal on on oluline see, et nagu korraks 10 sekki nagu hingad, tõmbad maha ja siis hakkad mõtlema nagu, ma ei tea, see ongi raske on ju, aga seda saab harjutada, seda empaatia, sükest tunnetust, et mina näiteks ise on ju mehena, ma mõtlen, et võta nüüd korraks hoog maha on ju, et mida sa tõestada üritad on ju, et kuula ära ja proovime siis kuidagi nagu lahendada seda olukorda, sest ma olen olnud küll nagu ja minu pere ka tegelikult on üldiselt siuke konflikti vältijate pere, et pigem nagu jätan ütlemata, et ei taha kellelegi liiga teha on ju, aga teinekord see on see ütlemata jätmine nagu marineerub lõpuks mingiks palju suuremaks konfliktiks, ja see ma olen ka õppinud ennetama nagu võimalikke selliseid teravaid olukordi lihtsalt puhtalt sellega, et ma lihtsalt ütlen, isegi kui mul endal on piinlik või see tekitab minus nagu halva tunde on ju, et siis ma lihtsalt ütlen välja, mida ma nagu mõtlen või kui on mingi probleem nagu silmapiiril on ju, siis see pigem nagu on oluline kohe ära nagu öelda. Saab õhu puhtaks ja saab selle, et alguses on küll võib-olla ebamugav, aga sa tead, et see pilt on selgem. Jah, sest et hiljem võib-olla see, et on lihtsalt koguneb mitu erinevat teemat ja siis see konflikt, tavaliselt meil on tihti olnud ka nii, et ongi nii, et et sa ei saa magama, sa ei saa minna magama nagu, sest et adrenaliin on üleval, et ma ei tea, käsi on veidi kange, rusikas võib-olla isegi või lihtsalt pingest, eks ju. Et siis on see, et ma ei tea, paugutad seal uksi või mida iganes on ju, aga lõpuks ikkagi võtad ennast kokku ja lähed ja küsid nagu, et kuule, et räägime rahulikult läbi ja kuulad, see on hästi tähtis on ju. Aga kus sul see tarkus tuleb? Kas sa oled seda lugenud või sa ise oled kuidagi selle tunnestanud või isa on rääkinud või ema või? Ei, see tarkus tuleb ainult minu abikaasalt. Ma ei olnud üldse nagu tugev siukses olukorras on ju, siukestes olukordades, et see on kõik temalt tulnud ja mul on hea meel, et tihtipeale need vaidlused on üle läinud selliseks nagu südame pealt nagu asjade ära rääkimiseks on ju. Ja siis sa hakkad aru saama, et kus tegelikult see konflikti tuum on ju. Ja see on isegi nagu päris huvitav teema tegelikult, et kui tekib mingi asi, mis on nagu niimoodi, et täiesti mõttetu teema läheb nagu punasesse on ju, mõtled, mis asja nagu, mida ma nüüd tegin on ju, et siis see konflikti alge on tegelikult kuskil mujal on ju, et siis hakkad seda nagu vaikselt nagu siis sondeerima seda pinda ja uurima, et kus see nagu tuleb on ju. Ja tihtipeale see ongi seotud sellega, et näiteks me ei ole piisavalt koos kahekesi on ju. Ja siis tekivadki need mõtted, et aga lähme teeme on ju, võtame selle aja ja sorry, et ma ei mõtle selle peale on ju, mina ütlen siis on ju omalt poolt, sest et ma tihtipeale unustangi ära selle on ju, et varuda aega nagu ja nagu broneerida seda oma graafiku kõrvalt ja see on see, et
noh, vanemad läksid mul lahku omavahel, kui ma olin mingi 13 ja noh, me nagu, ma ütleks, ma ei mäleta küll, et ma oleks nagu pealt näinud mingisugust nagu noh, kanget andmist, on ju. Et see kuidagi toimus nagu kulisside taga ja ma nagu võtsin seda kuidagi siis enesest mõistetavana ka, et noh, et ju siis lihtsalt said nagu asjad otsa, on ju. Hiljem ma olen tegelikult rääkinud emaga ja isaga ka tegelikult noh, nüüd nagu täiskasvanud inimestena, on ju, et mis siis tegelikult juhtus, on ju, et siis ka nendest nagu tagantjärgi nagu õppinud nendest olukordadest, et kui kaugele võib mingi asi nagu minna, on ju, et see teeb tõesti haiget, võib teha teistele ja minu eesmärk siin elus nagu optimistliku inimesena on pigem ikkagi hoida oma lähedasi, mitte nagu haiget teha. Kui sa mõtled selle peale või no ma olen kuulnud seda, et see, et meie lapsed näevad seda, kuidas vanemad tülitsevad või on eriarvamusel või noh, on ka emotsionaalsed, on okei, aga et nad peaksid saama osa ka sellest, kuidas see kokkupakkimine käib või kuidas käib see asja nagu äraklaarimine, et nad peavad nägema ka seda, noh, kogu seda protsessi, sest hoida inimesi illusioonis, et kõik on harmoonias ja mitte ühtegi tüli ei ole, et nad peavad saama kogemuse sellest. Kuidas teil sellega on? Vot see on hästi tähtis ja see on ka seotud või tähendab, me ka no ütleme päris tihti noh, satuvad lapsed tunnistama, on ju, mingid vaidlusi või sellist kõvema häälega sellist nagu nagu tulisemat vestlust, on ju, et siis me oleme alati nagu selgitanud pärast, on ju, et okei, et kuule, et noh, oli umbes nii, on ju, ja naa, on ju, et see on okei, et meie nagu tahaks ka selles mõttes, noh, et lapsed nagu just tunnistaks sellist nagu lahenemise protsessi, on ju, et nad õpiks ka ise oma vaidlusi ja või mis iganes pingeid koolis või sõpradega või kus iganes, on ju, last liivakastis kas või. No kuule, õde ja vend, neil saab minna kohe väga emotsionaalseks asi, eks ju. Just, et see on hästi tähtis jah, et meie jaoks vähemalt õpetada ka lastele seda, et või noh, kuidagi anda neid signaale, on ju, et kuidas saab lõpetada, on ju. Et noh, sa võid öelda küll, targem annab järgi, on ju, aga tihtipeale see ikkagi nõuab nagu rohkem selgitust, on ju, et mida see tähendab, on ju, et samamoodi see käiguvahetus ja noh, et ja mis nagu see on nagu meil naisega omavahel, kui ka meil lastega, kui ka lastel omavahel on ju see, et kust maalt sa oled nagu nõus kompromisse tegema, on ju, et see ei pea olema nii, et üks on ühel arvamusel ja teine on täiesti teisel arvamusel ja nii ongi, on ju. Ja see on ka fine tegelikult, inimestel võivadki olla täiesti erinevad arvamused, et sa ei hakka nagu oma tõde teisele peale suruma, on ju, aga kui see puudutab mingit ühist tegevust või mingisugust nagu ühisosa, siis on see, et jah, et kus maalt noh, pakume siis variante välja nagu ükskõik kui jaburad need on, aga noh, et proovime kuskilt, on ju, et mis võiks sobida meile mõlemile, on ju, et või meil kõigil omavahel või mis iganes, et mõnes mõttes on äge, et lapsed on ka natukene nagu seda nagu üles korjanud tihti, et endalegi üllatavalt nagu selle kaela kanguse lasknud nagu lõdvemaks, on ju, ja keegi annab nagu järgi üllataval kombel, on ju. Ja siis pärast ja siis seda tuleb ka, noh, mina vähemalt tunnen, et seda tuleb ka tunnustada, on ju, et kuule, et jumala hästi tegelikult tegutsesid praegu, et õige on ja tõmbasid maha, on ju, kuigi sa ei saanud võib-olla seda, mida sa täpselt tahtsid, aga see ei olegi tähtis, on ju, et sa said natukene seda, mida sa tahtsid. See on natuke on ju parem kui üldse mitte midagi, eks. Kuule, anna meestele ja meie kuulajatele mõni siis selline hea romantilise nädalavahetuse nõuanne, mingi retsept, mida teha, kuhu sõita, kuhu jääda. Vot ma olen teinud seda, et ma olen üritanud väga meelde jätta kõiki igasuguseid nagu kohti või mingeid pilte või mingisuguseid tegevusi, mis mu naisele meeldivad. Ja pannud sellest siis mingisuguse kollaaži oma peas kokku, et okei, et umbes mingi siuke teema talle meeldib, on ju. Ja noh, kui me oleme juba 10 aastat koos olnud ja abielus ja noh, ühtne pere, on ju, et siis noh, tihtipeale need asjad nagu meeldivad mulle ka ikkagi, on ju, et see romantiline nädalavahetus ei tähenda seda, et sul endal on eriti nõme olla ja siis
ma ei tea, naisel tehakse mingisugust pediküüri umbes või midagi siukest, onju. Ja siis istud seal kõrval. Ma soovitan sulle duubel pediküüri, lähed naisega. See on väga-väga mõnus, ma olen seda korra teinud. Et muidugi, et sa pead ise ka ennast kaasama ikkagi sellesse protsessi, onju, et mida iganes sa planeerid siis nagu üllatusena või vähem üllatusena teha, onju, et siis mõtle selle peale, et see oleks sinu enda jaoks ka nagu huvitav, onju, ja tihtipeale lased nagu selle mingisuguse macho kardina sealt eest ära, onju, ja noh, te oledki naisega kahekesi ja mulle tundub ka, et naistele või minu naisele meeldib ka see, et kui ma nagu astun oma mugavustsoonist välja ja nagu pingutan selle nimel, et õppida nagu nautima mingit olukorda võib-olla, mis mulle tavaliselt ei oleks nagu omane, onju. Aga noh, jah, ma ei tea, kui konkreetseks ma saan nagu minna, sest kõigil on ju omad mingisugused ma saan aru, et sa ei saa oma üllatusi nagu välja käia praegu. ei, noh, eks need laias laastus on ikka samad, onju, et kas me lähme mingisse lahedasse kohta sööma, mis on võib-olla põnev, onju, või ma viin ta kuskile sööma mingid toidud, mis talle näiteks meeldivad või teen ise süüa, onju, või noh, nagu ma ennem ütlesin ka, onju, et tihtipeale tuleb seda, onju, et me pole koos nii ammu tantsinud. Et siis davai, lähme nagu, et vaatame mingi ägeda kontserdi või mingisuguse õhtu, onju, et isegi kui ma näiteks, ma ei tea, olen eelneval ja järgneval päeval onju esinemas kuskil ja noh, tean, et ma ilmselt nagu ei saa nii palju magada, kui ma tahan, onju, et siis ma nagu selleks õhtuks nagu unustan selle ära ja nagu noh, kas nüüd just nagu teenindan ühist nagu seda romantilisust, aga noh, katsun nagu siis olla nagu partneriks ja teha midagi lahedat koos. Ütle, millega sinu naine sind viimati üllatas, nii et sa olid vau. Sa ei saa rääkida. No ei, mul oli just sünnipäev, et selles mõttes neid üllatusi oli küll ja küll. Aga noh, tegelikult on ta mind päris palju üllatanud just nagu selliste asjadega, et noh, mis samamoodi nagu haakub selle eelmise jutuga ka, et noh, et näiteks üks aasta ta sünnipäeval, see oli veel siuke isolatsiooni, mingi veits lahtumise aeg enam-vähem onju, aga noh, natuke nagu oli ka, et midagi eriti ei toimunud. Ja me olime suvilas ja tegi selle üllatuse, et ta lihtsalt kutsus nagu noh, minu mingi 4-5 kõige lähedasemat sõpra mulle külla ja noh, ütles, et palun, et see on sinu õhtu ja hängiga koos, te pole ammu näinud teineteist, onju. Ja see oli mega äge, onju. Lihtsalt istusime ja noh, tegime sauna ja mida iganes, onju. Et ta on nagu kinkinud mulle võib-olla vabadust. Et see on see, mis tekitab ka sellise tunde, et päriselt ka, et nagu, Siuke väga isetu tegu. Sa ei nõua nagu, et ma peaksime nagu midagi koos tegema, onju, mis on ka tore, onju, aga teinekord nagu see kink anda teisele nagu vabadust, et ma olen ka oma naisele teinud niimoodi, et noh, et näiteks, et ütlen talle, et kuule, et või noh, ma ei tea, ühesõnaga organiseerinud ka mingisugused vanad mingid sõbrannad, kellest ta räägib, onju, et me ikka enam, mul ei ole üldse sõpru enam ja me kunagi olime nii lähedased ja siis piisab ainult sellest, et teed need mingid paar kõne ja orgunnid, onju, ja paned mingi laua kuskil kinni ja viita nagu üllatuse nii-öelda selle katte all nagu sinna, onju, et siis ja lähed ise minema, tegeled lastega ja annad talle nagu selle vaba õhtu, onju, et see on äge ja või üks aasta naine kinkis meile Hyde Parki festivali kontserdid, kus olid noh, Elton John, Rolling Stones, Robert Plant, onju, Eagles, et siuksed meie nagu hästi ühised lemmikud ja nagu sellised nagu bucket list asjad, onju, et neid on nagu lahe koos teha ja kui sa nagu tajud, mis su partneri sellised asjad on, mis võiksid ka sulle huvi pakkuda, et siis lase käia, onju, et see ei pea olema selline noh, et paned Google'isse romantiline kohting. ChatGPT-le. Jah. Osta roosid, siis ma ei tea, lähed umbes teatrisse ja siis pärast tööte kooki ja
jõute kohvi ja šokolaadi sööte ka, onju. Et see võib olla ka äge, onju, aga tasub nagu kastist välja mõelda ja tähele panna, et mis on need asjad, millest naine puudust tunneb, et aga noh, tihtipeale, kui see ei õnnestu, siis lihtsalt küsid. Kuule, et mida sa tahaksid teha, millest sa unistad, mis sa tunned, et sul elus nagu praegu puudu on. Ja sealt tuleb, ma olen täiesti kindel ja garanteerin, et sealt tuleb terve rida nagu igasuguseid asju nagu. Lihtsalt jätta meelde, pane kirja ja nagu... Kas sa paned kirja päriselt ka, et sul on olemas see sükene list, et sul on olemas list, et sünnipäeva kingituse mingisugused ideed ja et sa nopid neid siis juba varem, mitte siis nagu samal nädalal. Jõulukingid, sünnipäevakingid, isegi oma sõpradelt ka. Noh, et ikka tuleb, et endalt sul tuleb ka ju neid mõtteid, on ju, et mingis olukorras nagu, et võiks olla see, ma ei tea, mingisugune tikksaag, on ju. Aga noh, siis läheb see meelest ära, on ju, ja järgmine kord, kui tunned sellest puudust, siis tuleb jälle meelde mõtted, unustasin ära, on ju. Et noh, et see on samamoodi teistel inimestel ka ja nagu seda on äge küsida, noh, sükse pika distantsiga, on ju. Et kui millal sul abikaasa sünnipäev on? Augustis. Praegu on hea küsida just praegu. Just jah, et mida siis järgmiseks aastaks, on ju. Või siis vaatate ette näiteks, et mis on mingid lahedaid kontserte, ma ei tea, siin lähipiirkonnas on ju, kuhu võiks koos minna või et siis ma panen, mul on telefonis list on, et igasuguseid asja või mingid naljakaid lauseid, mida sellest võiks särgi teha. See on päris hea nagu. Ja siis see läheb kohe meelest ära, on ju, et siis paned kirja selle... Sa oled ikka nii korralik inimene ja mulle tundub, et sa oled ikka üks ideaalsemaid abikaasasid, keda ma olen näinud. Ei, seda mitte. Ma olen ikka suhteliselt kinnine inimene, et see on küll teema, et ma lihtsalt ma tajun ära, kui näiteks hommikuti ma ei ole kohvimees, on ju, aga mu naine joob kohvi. Ja kui on kohvi sees, siis nagu tahaks täiega rääkida ja tahaks käima tõmmata ja käime kõik asjad läbi, käime mingid majanduslikud olukorrad, on ju, ja noh, ikka siuksed nagu tõsisemad teemad arutame, on ju. Ja ma oma peas mõtlen, on ju, et ma ei viitsi rääkida praegu üldse. Et siis nagu, noh, katsud nagu natukene pingutada, on ju, et nagu kaasa mõelda, et tihtipeale, noh, võib olla see suhteliselt erinevate kohtade peale. Ma olen ka tegelikult kodus nagu päris kinnine inimene, sest et noh, laval tuleb teha kõva häält ja tavaliselt seal oled nagu hästi paljude inimestega pead suhtlema kogu aeg, on ju, et siis kodus nagu ma lihtsalt üldse ei viitsi, on ju. Et selles mõttes see on nagu suur teema küll, on ju, et noh, nagu räägiks nagu seinaga. Mul on kodus vastupidi just, et mul tõmban oma kohvi sisse ja tahaks kohe käia läbi kõik need samad asjad, mida sa mainisid, aga siis mul on vastas abikaasa, kes ei taha sugugi üldse mitte midagi rääkida, enne kui ta on selle kohvi nagu päriselt ära joonud ja siis veel natukene mediteerinud. Et aga kuidas siis leida seda tasakaalu lihtsalt rahulikult? Ma ei tea, see on ajastamine ja et tegenekord ongi, et see võib kui sa nii tunned, on ju, siis ütled lihtsalt, et kuule, et äkki teeme mingi natukese aja pärast, et ma veel ei ole üldse üles ärganud või mingi mõtted on mujal või noh, mis iganes hetkel on ju. Et noh, see võib muidugi tekitada vastakaid arvamusi, on ju. Et noh, aga noh, see on ka see teineteise tajumine, noh, et ma ei tea. Ja teinekord, noh, mis läheb siis vaidluseks, las siis läheb, on ju, tõmbabki käima nagu. Ja siis saadki omal selle energia püsti ja oledki nagu samas kohas, on ju. Suurepärane. Ma ei üldse plaaninud rääkida suhetest, aga see oli väga huvitav, kuhu meie jutt tüüris aeg. Kell heliseb mul peas, aga mul on lõpus sulle sinu enda kohta ka, et mida sa teed oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks, et mis sul enda jaoks on need asjad, mida sa teed? Ma võtan enda jaoks aega, et seda sai nagu kõvasti selle nii-öelda lahti mõtestamine sai alguse siis, kui esimene laps sündis. Et noh, et kogu aeg nagu tegeleda on ju esimese lapsega, vanemad on niikuinii kogu aeg käed küljes, on ju, et sa ei saa aru, kas ta on haige või kas ta jääb ellu või kõht tühi või mida ta sööb või ma ei tea, on ju. Et see nagu teadmatus on nii suur, et siis on need momendid, et noh, ma ei tea, lähed vetsu näiteks nagu, võtad ristsõna kätte nagu mõnus. On ju, või sõidad autoga kuskile, on ju, kas või poodi, on ju, et sul need 3 minti lased lihtsalt mõtted ja unistad mingeid suvalisi mõtteid, on ju, unistad oma mingist tööriista sahtlist, on ju, või mida iganes.
et see on see aeg on ju iseendale, mida võtta ja palju ma ka kuulan mussi näiteks on ju, mõtlen või teen mingisuguse klaasikese kodus üksi siis, kui kõik on magama juba läinud, on ju, et aeg iseendale, ma arvan, et see ongi see põhiline ja korrastan oma mõtteid, et see aeg ongi selleks, et lihtsalt sorteerid nagu mingit suvalist rämpsu nagu minema peast, on ju, või käid mingit ulmelisi mingisuguseid vaidlusi peast läbi, kui midagi pinda käib, on ju, ja siis rullid seda ja analüüsid ennast, on ju, et ma olen selline inimene ka, kes palju analüüsib oma käitumist ja mõtlemist, et siis see on see koristamine ja see on nagu tubade koristamine, on ju, et sa pead ennast ka pead nagu koristama, et sellest on kasu küll. Robert Linna, aitäh! Mehed hakkame elama podcast. Mina olen saatejuht Kaidar Kaar. Aitäh!